Tere õhtust! Raske on pärast selliseid ettekandeid rääkida millestki vähem reaalsest. Ja ma arvan, et me nägime täna nii pisikest osa sellest, mis täna üle Eesti toimub kõikides kohtades. Aga samas oli see ka särav osa. Rõuge, kus on võim ammu üle võetud noortevolikogu poolt, ma saan aru. Narva, kes suudab tänavaid korraldada noorte tänavaks, või Viljandi, kes Helkuriga suudab varustada põhimõtteliselt kõiki juba, rääkimata siis loomulikult Paidest, kes teeb kampaaniaid Teeme ära linnavolikogule või linnavalitsusele, kummale nendest, ja teevadki ära kusjuures. Et ma jätkan kindlasti natukene üldisema jutuga, kahjuks või õnneks. Me tahtsime just väga, et meie ühel tunnustusüritusel üks hetk selles aastas oleks selline, kui noortevaldkonna inimesed on koos, et ka kõlaks selline noorte vaade ja seetõttu siis ka see noortevolikogude ettekannete plokk siin täna. Ja loomulikult see on ainult ju kõige tublimate noorte vaade või kõige aktiivsemate noorte. Samas tõenäoliselt on täna juba tänu noortevolikogudele väga paljud noored, kes varem ei ole võib-olla olnud üldse ennast nii-öelda aktiivsena ette kujutamas, täna saanud hoopis teistsuguseks, aktiivseks nooreks. Aasta tagasi ma seisin tunnustusüritusel Tartus, samal üritusel, samuti suhteliselt ootamatult kõnepuldis ja rääkisin sellest, et loodetavasti Vabariigi Valitsus kiidab heaks noortevaldkonna arengukava. Ja aasta viimasel istungil siis valitsus 2014 kuni 2020 selle arengukavaga heaks kiitis. Ja nii me saime oma aastat alustada teatud uut tüüpi, teist tüüpi kindlustundega. Ma tahakski natukene tagasi vaadata sellele aastale ja mõned saavutused, ma ei karda neid nii nimetada, esile tõsta. Meil on aasta, kus meil käivitus uus Euroopa Liidu programm Erasmus+, oli palju kartusi ja hirme, et mis sellest saab ja kuivõrd prominentseks jääb noorte osa selles ja kas noorte võimalused saavad olema tagatud, suuremad, väiksemad ja täna oleme me olukorras, kus üle 60 projekti on rahastust juba saanud ja programm tõepoolest loob ja pakub täiendavaid ja rohkem võimalusi noortele, kui ka võib-olla varem oli. Meil on käimas aasta, kus Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toel alustatud 3 ministeeriumi ühisprogramm Riskilapsed ja noored on saanud sellisesse tõelisesse elluviimise faasi. Esimesed tegelikud rahad, esimesed tegelikud tegevused on käima lükatud ja esimesed tegelikud rahad on jõudnud päris noortevaldkonna rohujuure tasandile. Ja ma usun, et me järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal saame selle lainetuse, mis selle programmi mõju on olnud. Eestkõnelejad juba viitasid, et Riigikogu on sellel aastal olnud aktiivne noortevaldkonnas. Tõesti, viimane kuulamine sellel teemal toimus väga hiljuti, aga
Kultuurikomisjon on algatanud tegelikult ju mitmeid kuulamisi sellel aastal noortevaldkonna arengukavast, selle rakendamisest, noorte rollist ja teoks sai ka üks selline ajalooline või pikalt räägitud sündmus, kus siis täiskogu istungil arutati olulist tähelepanu vajava riiklikult tähtsa küsimusena just nimelt noortepoliitikat. Maikuus siis sellel aastal. Valitsus otsustas sellel aastal toetada tegelikult siis paljuski Eesti Noorteühenduste Liidu algatust ja hoitud ja arendatud teemat väga pikalt Eesti Noorteühenduste Liidu poolt valimise langetamist ja see protsess on edasi minemas ja loodetavasti edasi minemas ka järgmises Riigikogu aruteludes, järgmise koosseisu aruteludes. Meil on koos Sotsiaalministeeriumiga käima lükatud tegevuskava, tegevused noortegarantii elluviimiseks, Euroopa Liidu noortegarantii elluviimiseks. Kõlab õõnsamalt, kui ta sisu tegelikult on, tegelikkuses tõepoolest esimest korda võib-olla üle aegade on noortevaldkonnal roll ka tööturu kontekstis kavandatud meetmete elluviimisel, ütleme siis nii. Meil on aasta olnud väga tihe ka rahvusvaheliste suhete poolelt. Ma suudan meenutada noortevaldkonna spetsiifilisi kokkusaamisi, visiite Eestisse, Islandi, Moldova, Austraalia, Rootsi, Jaapani delegatsioonid, kes on käinud just nimelt noortevaldkonna teemadel Eestit külastamas. Meil on väga sügavaks läinud koostöö Norraga, loomulikult tänu riskilaste programmile, millest ma enne rääkisin. Meil on uued lepped sellel aastal sõlmitud Soomega ja Flandriaga, Belgiaga. Nädal tagasi oli suur rahvusvaheline konverents noortevaldkonna juhtimisel, Eesti Noorsootöö Keskuse korraldamisel, kus oli väga põnev teemapüstitus ja tõesti palju sellist noorte riskide põhjuste arutelu. Käimas on arutelud riikliku toetuse osas huvitegevusele, kuidas seda teha valitsusliidu leppepunkti raames. Loodetavasti äkki veel sellel aastal valitsus seda ka arutab. Üks viimastest uudistest või tulemustest sellel aastal saabus sisuliselt sel nädalal, kui Euroopa Komisjon siis kiitis heaks rakenduskava Euroopa Liidu tõukefondide või struktuurifondide kasutuselevõtuks, kust ka siis noortevaldkonna tegevused saavad omale uued ja võrreldes varasemaga palju suuremad rahastamisvõimalused. Need kõik on sellised bullet pointid pikas aastas, kus tegelikkuses see on ainult pinnavirvendus tegelikult ja need, mis ma praegu ette lugesin, see kõik ikkagi kahvatuks selle kõrval, mis, kui panna kokku kogu Eesti pilt, noortevolikogusid me kuulsime 4, aga kui palju neid Eestis tervikuna on, noortekeskused, noorteühingud, huvikoolid, linna, valla, ametnikud, kes kõik, kui palju asju teinud on. Kui palju projekte on käima lükatud, uusi ja teistsuguseid programme. Loomulikult ei suuda seda tänasesse õhtusse kahjuks mahutada, kuigi tegelikult tahakski kuulda kõike aeg-ajalt korraga. Tundub, et alus edasiseks on päris kõvasti paika pandud. Tundub, et selline hea tugev tunne on jalge all. Aga mida me saame siis oma tulevikuks prognoosida tegelikult selle pealt? Et ma tahaks teieni tuua 3 visiooni või 3 stsenaariumit, mida on
Euroopa sellised noortevaldkonna eksperdid kirjeldanud, et kuhu noortepoliitika kujuneda või areneda tulevikus saab või milliseks ta võiks kujuneda. Ja esimene nendest stsenaariumitest on siis selline, kus noorte valdkonnast kujuneb hüljatud valdkond, mis on siis kuskil äärealal, tagaplaanil vanemate põlvkondade vajadusest tulenevate meetmete ja tegeliku igapäevapoliitika taustal. Ja noortepoliitika tuleb sellisel juhul arvesse ainult siis, kui ta suudab näidata oma otsest kasu majandusse. Ja sellise stsenaariumi korral on, kui spekuleerida, et mis võimalused siis noortel on sellise noortepoliitika korral, siis põhimõtteliselt tõenäoliselt ühiskonna äärealale tõrjutud grupina iseloomustab noori teatav vastasseis ühiskonnaga, teatud taandumine, teatud radikaalsus. Teine stsenaarium on siis selline keskmine loomulikult ja tõenäoliselt on siis noorte valdkond, noorte poliitika minimaalne keskmine, mille põhisisuks on kõige halva ärahoidmine, mida noored võivad kokku keerata, mis segaksid siis tavapärast ühiskonnakorraldust ja noored, ja kui mõelda, mis noortest sellise korral saab, siis noortest saaksid sellise noortepoliitika puhul võimaluse need, kes oskavad ise olukorda ära kasutada, oma sotsiaalset kapitali kujundada ja nii-öelda individuaalse võimekuse jõul edasi liikuda. Kolmandaks stsenaariumiks on siis visioon sellisest ühiskonnast, kus poliitiline ja majanduslik potentsiaal, energia on suunatudki noorte toetamisele ja selle eesmärgiga, et igaüks saaks parima võimaluse oma potentsiaal täielikult avada. Nende stsenaariumite peale vaadates on ilmne, et ja kõrvutades seda noortevaldkonna arengukavaga on ilmne, et Eestis oleme otsustanud valida ja püüelda viimases stsenaariumis kirjeldatud olukorra poole. Püüdlus aga tähendab ka muutust. Muutust endas, muutust selles, kuidas valdkonda väljaspoolt nähakse. On olemas üks hea ütlus, ja ma ütlen selle inglise keeles, sest tõlkes läheb üht-teist kaduma, et the only one who really wants change is a wet baby. Ehk siis põhimõtteliselt see mõte on selles, et ega inimloomusele muutustega kaasamine liiga loomulik ei ole ja liiga kerge ka mitte. Aga oleme usutavasti, mina usun, et meie valdkond on valdkond, kes on tugevaks kasvanud ja see on erakordne võrreldes nii mõnegi muu eluvaldkonnaga siin Eestis ja see näitab, et meil on tegelikult võime muutuda, võime areneda, võime õppida elukestvalt iseenda kohta, oma töö kohta, oma töö paremaks muutmise kohta, näha muudkui uusi vajadusi, näha uusi võimalusi. Selline iseloomujoon on minu arust noortevaldkonna üks põhilisi kirjeldajaid. Kuid kui selle juures on siiski veel üks asi oluline ja seda muidugi illustreerib ka üks hea ütlus. Ja sedakorda siis kirjamees Toomas Fulleri sulest on üks selline tsitaat. Ta oleks end tõeliselt ära külmetanud, kui tal poleks olnud muud seljas kui laskmata karunahk.
mis sobib minu arust ilmestama seda vajadust, et kõikide nende muutuste ja pideva muutumisvajaduse ja arenguvajaduse taustal tuleb säilitada kindlus ja põhimõtteliselt ka enesekindlus, kui tahta seda nii vaadata, et teadlikkus, väärtus oma valdkonna ja oma töö põhiolemuse osas, mis siis põhimõtteliselt lühidalt öeldes on ju see, et olla valdkond, kes on olemas noorte pärast, noore jaoks, noorega koos arenev valdkond. Ja selle oma sõnavõttu täna tahaksin lõpetada 3. tsitaadiga. Sedakorda tsitaadiga ministri kõnest 22. mai Riigikogu täissaali arutelust, kus ta ütles järgmist. Noortevaldkonna arengut kirjeldades tuleb tunnustada märkimisväärset edu, mille saavutamine on olnud peamiselt kohalike omavalitsuste, valdkonna tegijate, katusühingute teene. Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Noorsootöötajate Huvijuhtide Liidud, noorteühingud, huvikoolid, kohalikud tegijad, Euroopa Noored Eesti Büroo, Eesti Noorsootöö Keskus on olnud tugevateks partneriteks ja pean oluliseks nende panuse esile tõstmist. Ma arvan, et selle tunnustussõnaga on hea lõpetada ja tänada kõiki selle aasta eest ja soovida jõudu järgmiseks. Aitäh!